Tere hommikust! Eero Loonurm olen mina, töötan Haridus- ja Noorteametis rahvusvahelistumise osakonnas ja nüüd siis värskelt, kui varasemalt oli tellijaks Euroopa Liidu struktuurivahendite programm DORA+, siis tänaseks on programmiks kõrghariduse kvaliteet ja rahvusvahelistumine. Aga endiselt meie eesmärk on aidata Eesti rakenduskõrgkoole ja ülikoole rahvusvahelistumise teekonnal. Lühidalt, jah, 5 aasta, meil on väikene minijuubel, et aastad lähevad nagu väga kiiresti ja juba 5. korda me mõõdame välisüliõpilaste panust Eesti tööturule, sest algusest peale on meie kõige suurem eesmärk on loomulikult olnud see, et mis puudutab kvaliteeti ja Eesti kõrghariduse kvaliteedi sõnumi viimist laia maailma, et meil on hea õpikeskkond, meil on tasemel ülikoolid ja kõrgkoolid, aga loomulikult selle sees oleme alati oodanud, et andekamad ja motiveeritumad jääksid Eesti tööturule. Ja seda me siis koos olemegi mõõtnud kõik need aastad ja vaadanud ja annangi põhimõtteliselt kohe siis sõna edasi Kadrile ka. Ma ütlen Statistikaametile suur aitäh kõikide nende aastate eest, nii minevikus kui ka nüüd praegu ja loodetavasti ka tulevikus. Ja ütlen suured tänud loomulikult ka kõrgkoolidele ja ülikoolidele, et ilma teie tööta rahvusvahelistumise rindel ei oleks meil ka praegu kõiki neid häid tulemusi ja neid uuringuid, millele me saame peale vaadata. Ja mina jään ka lõpuni välja, nii et võib-olla tuleb ka küsimusi pärast nagu nii numbritest kui ka ja natukene kaugemale ka jään siia küsimustele nagu vastama. Nii, Kadri, ole hea, sõna on sinul. Nii, tere ka minu poolt ja vaatame siis kohe alguses, et kas õnnestub see slaidide asi seekord käima saada. Tundub, et õnnestus, et minu nimi on siis Kadri Roodalu, ma olen Statistikaametis eksperimentaalstatistika tiimis andmeteadur ja mina olen nüüd seda välisüliõpilaste panuse analüüsi peamiselt teinud ja tõepoolest juba 5. korda on see juhtunud ja ma siis nüüd suurusjärgus 20 minuti jooksul, võib-olla natuke rohkem, võib-olla natukene vähem räägiks, et mis on siis selle aasta tulemused meil olnud, mis on erinev või sarnane teiste aastatega olnud. Kui me üldse räägime välisüliõpilastest Eestis, siis mis meil selle raporti kontekstis need numbrid on, kui palju neid on, et me vaatasime õppeaastat 2022-2023 ja kõrgkoolides, ülikoolides tasemeõppes oli meil siin natuke alla 5000 välisüliõpilase, ehk siis 4800 ja peale. Kui me vaatame viimast 5 aastat, siis see arv on päris palju muutunud, et esimestel aastatel see suurenes, tundus, et välisüliõpilasi nagu tuleb juurde ja juurde ja juurde, aga alates 2020. aastast ta on nüüd vähenenud. Nii et tõepoolest ka selle analüüsi tegemise käigus need taustatingimused meil on muutunud. Samamoodi selle raporti põhifookus on lisaks välisüliõpilastele, kes õpivad, nendel välisüliõpilastel, kes on õpingud juba lõpetanud ja kui me vaatame 2021-2022 õppeaastat, siis neid oli siin natuke alla 1300. Ja jällegi see on nüüd viimasel aastal vähenenud, kui välisüliõpilaste arv väheneb, siis ilmselge, et väikese aja järel hakkab ka vilistlaste arv vähenema. Nii et muutuseid on siin mitmesugused, muu hulgas tuleb öelda, et selle viimase 5 aasta jooksul, mis me oleme neid analüüse teinud, on ka tegelikult olnud suhteliselt suured muutused tööturul. Tööturu niisugusest tipuseisust oleme alla tulnud COVID-i ajal, siis uuesti üles läinud ja nüüd viimasel paaril aastal jällegi kõive natukene teistsuguses olukorras. Nii et põhimõtteliselt, kui meelde tuletada seda ülesannet, mis Eero meile siis andis Haridus- ja Noorteameti poolt, siis mida me siis tahtsime saavutada ja vaadata, oli see, et me tahtsime teada, kas ja kuidas on välisüliõpilased ja välisvilistlased, ehk siis kes on olnud välisüliõpilased ja on siin õpingud lõpetanud, seotud Eesti tööturuga ja peamine fookus õppeaastal 2022-2023 vaatasime, et kuidas
välisüliõpilased panustavad Eesti majandusse siis Eestis töötamisega, tööjõumaksudega ja natukene ka seda, et kui paljud tegelevad siis ettevõtlusega. Lisaks sel aastal veel tegime ühe väikese eriosa raportisse, vaatasime viimase 5 aasta välisvilistlasi kokku. Täpselt sellesama 22-23. õppeaasta seisuga ja andmed, mida me oleme kasutanud, on siis kõigepealt Eesti hariduse infosüsteemi andmed, kuhu siis Eestis õppivate üliõpilaste andmed sisestatakse ja samamoodi siis sinna pannakse kirja, kas tegemist on välisüliõpilasega või mitte. Kool siis seda valdavalt teeb ja selle märke alusel, kui kool ütleb, et tegemist on välisüliõpilane, oleme me neid siis eristanud ka. Lisaks sellele me oleme kasutanud töötamise registri andmeid ja oleme siis vaadanud, kas need välisüliõpilased töötasid ja töötamiseks me siis loeme seda, et tööandja on teinud sellele töötajale mingisuguse registreeritud töötamise sissekande sinna registrisse. Kuidas me teame, et kui palju nad maksudena panustavad? Selle info me saame maksudeklaratsioonidest, tulu- ja sotsiaalmaksudeklaratsioonide lisa 1 ja lisa 2 andmetest ja me vaatasime siin analüüsis siis ainult töist tulu, see tähendab, et me ei vaadanud, haigusrahasid või midagi sellist ja vaatasime siis neid summasid, millelt tööandja oli maksnud tulumaksu ja sotsiaalmaksu ning see kõige viimane osa, mis sai monitooritud ettevõtlusega tegelemist, seda me vaatasime siis äriregistri andmete põhjal. Ja siin raportis ja ka tänasel esitlusel ma kasutan siin sellist jaotust, et ma vahepeal räägin õppijatest ja vahepeal räägin vilistlastest. Õppijad on siis välisüliõpilased, kes õppisid Eestis, näiteks õppeaastal 2022-2023. Vilistlased on siis need välisüliõpilased, kes lõpetasid õppeaastal 2021-2022 ja nendele taustaks oleme siis vaatanud ka kohalikke üliõpilasi ja 2 varasemat õppeaastat. Ja me vaatasime siis töötamist mitte nüüd kalendriaasta jooksul, vaid õppeaasta jooksul, ehk siis kui välisüliõpilased õppisid meil õppeaastal 2022-2023, siis me vaatasime ka nende töötamist õppeaastal 2022-2023 ja kui meil vilistlane oli lõpetanud siis 2022 suvel, siis tema töötamist me hakkasime ka vaatama 2022-2023 õppeaastale. Nii et kas õppimise ajal või siis lõpetamisele järgneva õppeaasta jooksul on töötamise ja sissetulekute analüüsid. Mida siin tuleb arvestada on see, et üks üliõpilane, nii välisüliõpilane kui kohalik üliõpilane võib õppida mitmel õppekaval. See tähendab, et raportis me mõnel juhul arvestame neid kõiki koos, mõnel juhul eraldi. Üks suur piirang nende andmetega on ka, me analüüsis saame praegu kasutada ainult selliseid tudengeid, kellel on olemas Eesti isikukood, sest sellisel juhul me saame unikaalselt kindlaks teha, et see hariduse infosüsteemi sisestatud inimene on see sama, kes tuleb meile siis maksuameti registrist vastu. Lisaks sellele peame panema tingimuseks, et see isikukood oleks ka EHIS-esse sisestatud. Nii et kui keegi ei ole EHIS-esse seda isikukoodi pannud, vaid on pannud selle õppija sinna mingil muul viisil, siis me ei saa teda ka edaspidi vaadata. Või siis mõnedel juhtudel on võimalik see inimene tuvastada ka siis üheselt või see isikukood tuvastada üheselt nime ja sünniaja järgi, et sellisel juhul me oleme proovinud seda teha. Nii et analüüsi meil on kaasatud siin viimasel aastal suurusjärgus 86-87% kõikidest välisüliõpilastest ja välisvilistlastest, kes meil on. Üks piirang veel enne, kui tulemuste juurde minna, on see, et kui me räägime sissetuleku andmete analüüsist või siis seda, et missugust ametit inimesed peavad, siis me ei avalda andmeid sisejulgeolekuasutuste töötajate kohta ja Kaitseministeeriumi töötajate kohta. Ja tulemuste kohta siis. Kui me räägime töötamisest õpingute ajal, siis me vaatasime, et kui palju on neid välisüliõpilasi, kes oli kas või ühe päeva töötanud vaadeldud õppeaasta jooksul. Ja siin eelmise aastaga võrreldes väga suuri muutusi ei ole. Nii praegu kui eelnevalt töötas niimoodi natuke üle poole
tasemel õppe välisüliõpilastest. Mis varasemate aastatega on muutunud, on see, et natuke rohkem on populaarseks saanud töötamine niisuguse tavalise kindlama töölepinguga, natukene vähem on töötamist niisuguste võlaõiguslike lepingute alusel, ehk siis tööampsud, niisugused käsunduslepingud ja nii edasi. Ja see paistab ka silma sellest, et kui vahepeal mõnel aastal, kui me vaatasime mitmel eri töökohal see inimene oli siis töötanud, siis need numbrid mõnedel inimestel kippusid hästi suureks minema. Sel aastal nad on jällegi alla tulnud. Samas peab ütlema, et see, et ma töötan õppeaasta jooksul mitu korda erineva tööampsuga või erineva tööandja juures, see tegelikult ei ole midagi haruldast ei välisüliõpilaste puhul ega kohalike üliõpilaste puhul. Lisaks sellele, kui nüüd küsimus tekib, et äkki nüüd need inimesed, kes siin töötasid vähemalt ühe päeva, nagu ma välja tõin, et äkki nad töötasidki ainult mingi ühe päeva või 2 päeva ja me oleme nüüd seda töötamist kuidagi eriti massiivselt üle hinnanud, siis me vaatasime ka seda, et kui palju oli selliseid inimesi, kes olid töötanud rohkem kui 6 kuud, ehk siis 6 kuu jagu päevi selles õppeaastas. Ja selliseid inimesi oli välisüliõpilaste seas viimasel aastal rohkem kui 3/4. Ehk siis tõepoolest, kui nad töötavad, siis nad töötavad ikkagi nagu suhteliselt suure tööpäevade arvuga, mitte ainult üksikuid päevi. Siis räägiks miljonitest ka. Pressiteates need juba said kirjeldanud. Ehk siis vaatasime, missugune on olnud välisüliõpilastele tehtud väljamaksed ja kui palju on nende pealt siis tulumaksu ja sotsiaalmaksu makstud. Ja siit on näha, et siis välisüliõpilaste maksupanus viimasel õppeaastal on jällegi suurenenud. Seejuures vaatamata isegi olukorrale, et meil tegelikult neid välisüliõpilasi, kes töötasid, jäi vähemaks, sest välisüliõpilasi üldiselt jäi vähemaks. Aga palkade tõus viimastel aastatel on olnud nii kõrge, et see maksupanus on tõepoolest suurenenud, ehk siis 16,6 miljonit tööjõumaksudena saab siit kokku lugeda. Võib-olla huvi pakub ka see, et missuguste palkadega nad töötavad, et nüüd see palga arvutamine on, niisuguse kuupalga arvutamine on natukene keerulisem. Me tegime analüüsis sedasi, et me võtsime inimesel selle õppeaasta jooksul teenitud töise tulu ja jagasime selle kuude arvuga, mis ta oli tööd teinud. Ja siis saime teada, et keskmine kuine väljamakse kohalikel üliõpilastel on 1499 ja välisüliõpilastel 1452. Ehk siis kohalikel on õige natukene suurem, aga mitte nagu märkimisväärselt suurem. Mis veel on muutunud, on see, et kui me varasemalt vaatasime siis erinevate ülikoolide üliõpilaste, välisüliõpilaste nagu maksupanust, siis Tallinna Tehnikaülikool oli kõige esimene, aga kuna seal ka välisüliõpilaste arv viimastel aastatel on vähenenud, siis Tartu Ülikool on viimasel aastal nendest mööda läinud. Siin on nüüd siis nii tulu kui sotsiaalmaks kokku arvutatud. Laias laastus veel suurema tõenäosusega saab öelda, et õppimise ajal töötavad doktoriõppe üliõpilased ja see on just ka viimase mõne aasta trend, kui tekkis see tava, et doktoriõppe üliõpilased võetakse ülikoolide juurde ka siis kas noorem teadurina või mingis muus ametis tööle, et see on nagu õpingute osa teatud mõttes. Aga suurema tõenäosusega töötavad ka näiteks rakenduskõrghariduse tudengid ja magistriõppe tudengid. Õppevaldkondade järgi IKT ning tehnikatootmine on need õppevaldkonnad, kus suurema tõenäosusega töötatakse õppimise ajal
Ja kui rääkida siis päritoluriikidest või kodakondsustest, siis Aafrika ja Aasia riikide kodakondsusega välisüliõpilased töötavad suurema tõenäosusega kui näiteks Põhja-Euroopa riikidest tulnud inimesed. Vaadates nüüd viimast 5 õppeaastat tagasi, siis siit on näha, et muutunud on tegevusalad ja tegevusala siis tähendab siis seda, et millega see ettevõte tegeleb, kus välisüliõpilane töötab. Et esimestel aastatel ikkagi suhteliselt palju oli niisugust teenindustööd, haldus- ja abitegevused, majutus ja toitlustus. Need said tõenäoliselt ka koroona ajaga seoses niisuguse kuulsusetu lõpu ja selle asemel hakkas siis järjest rohkem tõusma hariduse tegevusalal töötamine. Samamoodi info ja side on olnud populaarne. Mis siit veel näha on niisugune rohekas, sinakas töötleva tööstuse joon. Töötlevas tööstuses töö tegemine on ka aasta-aastalt suurenenud, aga kuna see tegevusala sai nüüd Ukraina sündmustega seoses meil suurema nagu tagasilöögi, siis viimasel aastal 2022-2023 on siin töötamine jällegi vähenenud. Nii et kui me vaatame 2022-2023 õppeaastat, siis auväärsel 3. kohal on finants- ja kindlustustegevus, kus on ka siis niisuguseid võõrkeelse töökeskkonnaga ettevõtteid, kuhu välisüliõpilastel tõenäoliselt on lihtsam tööle minna. Nii et nii palju siis tegevusaladest. Eelmistel kordadel on küsitud ka seda, et mis see tähendab, et nad on hariduses. Kui me räägime, et välisüliõpilased töötavad hariduses, siis tõepoolest 85% nendest töötab kõrghariduses ehk siis ülikoolide juures. Nendest peaaegu 3/4 on doktoriõppe üliõpilased, kes seal töötavad, aga leidub ka magistriõppe üliõpilasi. Kui me võtame kohalikud üliõpilased siin taustaks, siis seal need protsendid on palju väiksemad, ehk siis, et hariduse sees kohalikud üliõpilased ikkagi ei ole nii tihti ülikoolides kui muud üliõpilased. Kui rääkida infost ja sidest, mis oli ka suhteliselt populaarne tegevusala, siis seal töötavad valdavalt magistriõppe välisüliõpilased, ehk 59% info ja side töötajad, 59% info ja side tegevusalal töötanud välisüliõpilastest olid magistriõppe üliõpilased. Aga näiteks kohalike üliõpilaste puhul pooled on bakalaureuseõppe üliõpilased, nii et jällegi ka natukene erinevad väljundid. Läheks edasi nende vilistlaste juurde, ehk siis need on need inimesed, kes ühel õppeaastal lõpetasid ja järgmisel õppeaastal vaatasime nende töötamist siis. Siin on näha, et välisüliõpilastest, kes lõpetasid 2021 ja kelle töötamist me vaatasime siis 2022-2023, nendest 58% oli lõpetamise järel Eestis tööl. See protsent on natukene vähenenud ja mis siin viimasel aastal silma paistis on see, et tegelikult terve hulk välisvilistlasi tundus, et on Eestist lahkunud juba ennem lõpetamist. Ehk siis, et võib-olla tegemist oli jällegi nende COVID-i ajal tekkinud paindlikumate õppimise võimalustega. Täpsemalt ei oska selle kohta kommenteerida. Vilistlaste puhul, kuna neid on jäänud ikkagi tublisti vähemaks, siis ka nende poolt toodud maksutulu on jäänud vähemaks, ehk siis 6,9 miljonit oli 2021-2022 aasta välisüliõpilastel õppeaastal 2022-2023. Ja kui me räägime siis sellest samast väljamaksete keskmisest, siis jällegi suhteliselt sarnased summad kohalikel vilistlastel ja välisvilistlastel. Ma olen siia niimoodi õõrnalt taustaks toonud Eesti keskmise palga, et 2023. aastal keskmine palk meil oli 1832 eurot. Aga siin tuleb arvestada, et keskmine palk on selline palk, mis on taandatud täistööajale. Nende väljamaksed puhul, mis meil siin on välja toodud, mis annavad siis selle 2091, et nende puhul seda täistööajale taandamist ei ole toimunud. Ehk siis, et seal võib olla ka osakoormusega töötajaid
sees või neid, kes ei töötanud täpselt 30 päeva kuus. Ja vilistlaste töötamise puhul top tegevusalad info ja side, töötlev tööstus, finants- ja kindlustustegevus. Nii et ei ole väga erinev siis õppijatest, aga on erinev kohalikest üliõpilastest, sest kohalikud üliõpilased palju sagedamini lähevad näiteks avaliku sektorisse tööle. Kui rääkida, et kus kohta need välisvilistlased meile siis pärast tööle jäävad, siis enamasti Harju maakonda, rohkem kui 80%. Natukene on ka Tartu maakonda ja väga vähe muudes maakondades töötamist. Nii et terve Eesti neist ühtlaselt geograafiliselt kasu ei saa kahju praegu veel. Olgu, natukene puudutaks ka ettevõtluses osalemist, et kuidas me vaatasime, et kas see inimene tegeleb ettevõtlusega, me vaatasime siis neid inimesi, kellel oli äriregistris märgitud mõni roll, mis siin välja on toodud, asutaja, juhatuse liige, nõukogu esimees ja nii edasi, mõne ettevõtte juures. Ja siin me oleme nüüd välja jätnud siuksed, me olemegi vaadanud ettevõtteid ja FIE-sid, me oleme välja jätnud näiteks sellised asjad nagu, ma ei tea, Gruusia üliõpilaste seltsi juhatuse liige või midagi sellist. Ehk siis ettevõtlus ikkagi nagu natukene otsesemas mõttes. Ja siit on siis näha, et õppijate puhul, kui kohalikest üliõpilastest selline ettevõtluse roll on suurusjärgus 21% õppijatest, siis välisüliõpilastest 10%. See teeb kokku siis üle 400 välisüliõpilase, kes on mingit liiki ettevõtlusega kokku puutunud siin. Ja selle hulgas siis on 100 FIE-t ka. Vilistlaste puhul see ettevõtjate arv on natuke suurem või see ettevõtjate osakaal on natuke suurem välisüliõpilaste seas kui õppijate seas, aga 14% on ta natukene suurem õppijatest, aga endiselt väiksem kui kohalikel vilistlastel siis. Ja kõige lõpuks, mis me siis tegime veel, oli see, et kuna eelmistel aastatel tihtipeale tekkis küsimus, et okei, te vaatate nüüd vilistlasi ainult 1 aasta. Ehk siis, et ma ei tea, võib-olla nad lõpetavad ära ja siis lähevad ära ja ülejärgmine aasta on juba kadunud. Siis me võtsime vaatluse alla ka natuke pikema tagasivaate, vaatasime neid inimesi, kes õpingud lõpetasid siis aastatel 2018 kuni 2022 ja panime siia sellise tingimuse, et ta nüüd edasi õppima enam ei läinud. Ehk siis, et kui ta lõpetas magistriõppe ja läks doktoriõppesse, oli nüüd 2022-2023 doktoriõppes, siis tema meil veel mängu ei tulnud. Ja mis siit näha on siis see, et tõepoolest, et esimesel aastal peale lõpetamist jääb siia tööle kõige rohkem inimesi, pärast poole see osakaal väheneb, aga siiski see osakaal aasta-aastalt on suurenenud. Ehk siis, et 2018. aasta lõpetanutest aasta pärast lõpetamist jäi siia tööle palju vähem inimesi kui näiteks 21. aasta lõpetamist. Ehk siis kokkuvõtlikult, mida võiks öelda, et veidi rohkem kui pooled Eestis õppivad välisüliõpilased töötavad õpingute ajal, suurema tõenäosusega sellised välisüliõpilased, kes õpivad IKT-d, tehnika tootmist, ehitust, ärindus, haldus, õigus samamoodi. Populaarsemad tegevusalad, kus nad töötavad, on haridus, infoside ja finants- ja kindlustustegevus. Maksavad päris palju tööjõumakse, 16,6 miljonit välisüliõpilased ja 6,9 miljonit eelmise aasta vilistlased ja 10% nendest tegeleb ka ettevõtlusega. Nii et see on minu poolt praegu kõik. Ma panen selle esitluse siit kinni ja hea meelega
vastan küsimustele, kui neid peaks olema. Suur tänu, Kadri. Ma vaatan praegu, et keegi ei ole veel julgenud kirjutada, aga äkki kellelgi on tekkinud küsimusi, mida sooviks nüüd otse oma häälega küsida. Anname siis selleks võimaluse, et küsida võib siis nii Kadrilt kui Eerolt. No nii, Eerol endal käsi püsti. No ise küsin, ise vastan. Ma teen algust, aga ma juba näen, et minu järel on siin ka. Ma teen esimese sellise lihtsa asja. Kadri, me oleme 5 aastat koos neid numbreid vaadanud ja uurinud. Mis sinu jaoks on kõige üllatuslikum või kõige suuremad nagu muutused olnud kogu selle nagu 5 aasta jooksul või midagi, mis on sinul nagu peale vaadates olnud, et võt seda ei osanud oodata? No, ma arvan, et see said natukene ka välja toodud siin, eks ju, et see kõige suurem muutus võib-olla ongi see, et liigutakse ära teenindusest nagu sellistele nagu rohkem erialastele ametikohtadele, mis ei tähenda, eks ju, et meil ei võiks olla teeninduse alal ka mõni inimene erialasel tööl, eks. Aga ma arvan, et see oleks võib-olla asi, mis tasuks välja tuua. Annan sõna Kailile, palun. Ja aitäh, väga huvitava uuring. Tahtsin küsida, kas on nagu üks võimalus näiteks natukene juurde uurida ka, kui palju kui need välistudengid jäävad Eesti tööturule edasi, kui palju näiteks need pered nendega siia kaasa tulevad väljaspoolt, sest see on nagu üks teema olnud kindlasti, mis on just poliitilisel areenil nende välistudengite vastu väga palju kõlanud, et nad tulevad siia, mitte ainult see tudengid üle, vaid tulevad ka pered, kes jäävad siis nii-öelda võõratena Eesti ühiskonda. Et lihtsalt kas seda üldse on nagu võimalik uurida, näiteks järgmine kord, kes ta vaadatakse või kas see üldse on relevantne tegelikult? Ma pole päris kindel, kas välisturunduse mõttes see on relevantne. Seda tõenäoliselt saaks küll uurida just nende välisüliõpilaste puhul, kelle kohta siis, eks ju, see tingimus on rahuldatud, et me nende isikukoodi teame. Et kui nad on jällegi kantud siia sisse selliselt, et me ei tea, kes nad täpselt on nagu Eesti registrite süsteemi mõttes, siis on pärast ka keerulisem aru saada, et mis nendest edasi sai. Palun, Meeli. Nii, aitäh põneva ettekande eest, et mul ei olegi otseselt küsimus, vaid mul on tegelikult kommentaar või üks aspekt, mis mulle tegelikult juba eelmise aasta aruandes silma jäi ja mis minu meelest oli väga, väga kõnekas ja mis puudutab just seda õpinguteaegset töötamist. Et täna oli juttu sellest, et kui palju annavad välisüliõpilased töötamise kaudu siis maksudena Eesti riigieelarvesse, kui suur nende panus on. Aga et sul on Kadri aruandes väga kenasti välja toodud ka Eesti ehk siis kohalike üliõpilaste panus. Ja minu meelest on see nagu see aspekt, mis võib-olla on jäänud mõnikord nagu tähelepanuta, et sageli seda õpinguteaegset töötamist, sellesse võib ju suhtuda nagu mitut moodi, et haridussüsteemi vaates seda sageli nähakse ju pigem ka sellise vahel ka probleemina, et õpingud võivad pooleli jääda, nominaalajaga lõpetamine venib. Aga need arvutused, mis sa, Kadri, oled teinud ja mis näitavad, et kui ma siin hästi kiiresti nüüd aruande lahti võtsin ja need summad õigesti kokku lõin, et üliõpilaste töötamine tööjõumaksudena annab panuse siin 262 miljonit eurot riigieelarvesse, et siis on tegelikult ka meeletu nagu tulu, et võib-olla peaks nagu siin nagu seda üliõpilaste nagu töötamisse ka nagu natukene teistmoodi suhtuma, et see ei ole ainult haridussüsteemi mõttes kulu, vaid see töötamine toob väga palju riigieelarvele tagasi ka. Nii et ma lihtsalt tahtsingi seda kommenteerida, et ma ei ole varem näinud võib-olla, et seda oleks niimoodi nagu kokku arvutatud, et minu arust oli see hästi nagu väärtuslik, et sa oled sellega siia aruandesse sisse pannud ja välja toonud. Et suur tänu. Aitäh. Ma korraks kommenteerin, et kui me hakkame rääkima sellest kohalike õpilaste tulust,
siis tegelikult siin peab selgelt, eks ju, tegema nagu väljendama seda, et tegelikult meil paljuski näiteks magistriõppe õppijad on kohalike üliõpilaste puhul niisugused nii-öelda täiskasvanud õppijad, kes õpivad oma töökoha kõrvalt. Et sellisel juhul peab nagu mõtlema, et kas see töötamine on nagu mingi boonus või mitte. Väga lüpsid juba osad lehmad kestavad. Meili, sul jäi mikrofon sisse veel. Vabandust, panen kohe kinni ja annan sõna Kristile. Jah, tere, aitäh ka minu poolt, et Kristi Raudmaa Haridus- ja Teadusministeeriumist. Mina küsiksin just eelkõige just doktorantide kohta, et kuna tegelikult nüüd meil on ju olnud riiklikult päris oluline muudatus see, et kuidas doktoriõpet rahastatakse ja doktorandid on töötajad, et ma kahjuks ei ole jõudnud aruandega või raportiga ise nagu tutvuda, et kas sealt on, kas tuleb ikkagi, mul on tunne, et selle uuringu mõttes oleks oluline mingil hetkel vaadata doktorante veidi eraldi, kuna need töötavad doktorandid töötavad kõik riigi poolt eraldatud raha eest, ehk siis see moonutab nagu seda üldist pilti veidi. Ehk et kas on võimalik vaadata ka eraldi nüüd ilma doktorantide seda valdkondlikke ülevaateid ja neid, et kuna see on jah väga oluliselt nagu seda muudatuse me oleme kõrgharidusvaldkonda toonud läbi selle. Et siin selles raportis me nüüd doktoranti selles mõttes eraldi pole vaadanud, et missuguste valdkondade doktorandid kuskil toimetavad. Selles suhtes, et see on välja toodud, et kui paljud doktorandid töötavad ja mis nende nagu need maksupanused on. Aga doktorantide kohta, et nad ikkagi valdavalt tõepoolest on välisdoktorandid eriti seal hariduse valdkonnas. Minule üllatuslikult neid oli päris vähe näiteks infos ja sides. Ehk siis, et ma ei teagi, et kas see on nagu, see võib-olla võiks olla nagu üks asi, mida edasi vaadata, et kui meil on doktorikraadi saav inimene või doktoriõppe lõpetanud välistudeng, et kuidas teda siis nagu selle Eesti nagu IT-majanduse edasiviimiseks, kuidas teda nagu kasutada saab või hakkavad teised riigid teda kasutama? Jah, küsimus ongi selles, et meil muidugi ettevõtlusdoktorantuur ei ole nii aktiivselt veel tööle läinud, ehk see tulevikus tõenäoliselt kasvab, aga just pigem on küsimus selles, et kuna doktorandid ongi kõik ülikoolide töötajad, nii Eesti doktorandid kui välisdoktorandid, ehk siis, et võib-olla siis selline, et parema pildi annaks isegi neid andmeid ilma doktorantideta vaadata, sest nad peavadki olema töötajad ja me riigina maksame nende eest. Just täpselt. Mina ütlen kiire kommentaari siia, et tead, Kristi, et me oleme nagu, meie mõte oli alguses see, et me hoiame ühtlast joont ja me teeme nagu samamoodi, nagu me oleme kõik need võrreldavuse mõttes nagu 5 aastat järjest, aga tõesti, et kuna see on muutnud tegelikult seda nii-öelda doktorandi olemus on täiesti nagu muutunud, et ta ei ole nagu, eks enam see klassikaline õppija, või et ta on pigem nagu see töötaja, et järgmine aasta me teeme võib-olla selline ettepanek, et me teeme sellise nagu varianti, et me löömegi näiteks need 2 asja omavahel lahku ka, et siis me saame nagu teada, et kui palju näiteks ka võib-olla mujal avalikus sektoris näiteks võib-olla välisüliõpilasi töötab ja me saame selle nagu joone sinna vahele nagu tõmmata. Okay. Ma arvan, et sellega on teil võib-olla mõistlik Eve Tõnissoni ja rektorite nõukoguga ka korraks läbi rääkida, kes samamoodi neid andmeid on natuke põhjalikumalt vaadanud. Ei ongi, et see tervik on ka tegelikult oluline, et me ei hakkaks nagu eristama, aga tegelikult tuleb lihtsalt ära läbi kaaluda, et kas see, kuivõrd nagu ta viib nagu selle ülekaalu, et kõik töötavad hariduses, need kommunikatsioonisõnumid näiteks võivad muutuda läbi selle. Jääme siis huviga ootama, mis järgmisel aastal saab. Aga palun Sigrid. Tere, Sigrid Vaher Haridusministeeriumi kõrgharidusvaldkonnast. Ma ka kõigepealt kommenteeriks, et võib-olla nagu Meeli jutu jätkuks, kus räägiti nagu koduüliõpilastest ja sellest, et meie üliõpilane enam ei tööta õppimise kõrvalt, vaid ta töötab
ja töötamise kõrval õpib. Ja võib-olla on hea koht ka kutsuda üles, et meil täpselt nädala pärast või vähem juba nädala pärast, 18. tutvustame oma vilistlasuuringu tulemusi, mis siis seekord on tehtud siis Eurograduate'i ehk siis sellise üle-euroopalise pilootprojekti raames, kus on ka näha, kuidas töötamine järjest kasvab õppimise ajal ja juba ka seda, et juba õppima tulevatel inimestel ka esimesel astmesel ehk bakaõppes on juba eelnev töökogemus olemas. Ja pikaajaline töökogemus, mitte see, et üks päev tööl. See oli üks pool, aga ma läheks hea meelega selle ühe slaidi juurde, või ütleme see mõte, mis tekkis seal slaidilt, kus oligi, et välisüliõpilastel on hästi suurenud see hariduse valdkonnas töötamine. No seesama, millest Kristi rääkis. Kas siit võib püstitada ka mingisuguse hüpoteesi, kui me räägime vilistlastest, mitte üliõpilastest, et välisüliõpilastest vilistlased võtavad kõrgkoolides koduüliõpilaste eest kohad ära? Kas see toetab seda nii-öelda mingit väidet? Kuidas kommenteerite? Ma arvan, et sellele on õige vastama nagu ülikoolid, kes teavad, mis on olnud, eks ju, doktorantuuri konkursid, kui me räägime, eks ju, hariduse valdkonnas õppimisest ja töötamisest, et siis see on ju tegelikult doktorantuuri teema. Nii et kuna see konkursside info meile nüüd nagu nii hästi siin registrist ju ei paista, siis on nagu raske öelda, et kas see, mida me näeme, on miski, kuhu inimesed on jõudnud nagu niisuguse tiheda konkurentsi tulemusena või siis nad olid ainsad kandidaadid, eks? Ei, ma ei mõtle üliõpilast, ma mõtlesin vilistlast. Ma mõtlen just vilistlased. Meie välisüliõpilastest vilistlased, suur osakaal jääb tööle hariduse valdkonda, ehk siis suure tõenäosusega kõrgkoolid, teadusasutused ja väga väike osa meie koduüliõpilastest on seal. Protsentuaalselt oli see kordades vahe, ehk siis kas on võimalik ka vaadata, kas palgad on võrreldavad? Okei, seda ülikoolides töötamise palku ma praegu siin konkreetselt ei vaadanud. Kui ma nüüd mõtlen, mis ma tean meie tööturu statistikast, siin just tuli meil välja vabade ametikohtade statistika ja seal tegelikult hariduse valdkond on olnud viimasel ajal tipus. See tähendab siis, et tundub, et hariduse valdkonnas vabu ametikohti on palju, tööjõudu leida on keeruline. Et selle teadmise põhjalt ma nagu kohe ei ruttaks ütlema, et meil võetakse kellegi eest kohti ära, aga konkreetsemalt ülikoolide nagu niisugust personalipoliitikat ma ei oska kommenteerida ka praegu siin. Eks mu kommentaar oligi sellest, et andmed lähevad avalikuks ja andmete tõlgendamine jääb alati lugeja teha, eks ju, neid loevad erinevad inimesed. Just. Aitäh, aga vahepeal tundus kirjalik küsimus Helenilt ka, et ma loen igaks sellega ette kokkuvõtlikult, et kuidas me nagu üldistades võime öelda, et milline välistudengite majanduslik mõju siis on, et kas on suur või väike, on see oluline, kas see kahaneb? Et kui me räägime siis nendest, kes on meil praegu nii-öelda õppivad välistudengid, kes ei ole vilistlased, eks ju. Et tundub, et nende panus on ikkagi suurenemas. Nüüd me praegu ei tea seda teist poolt, eks ju, kui palju näiteks ülikoolid nende peale kulutavad. Seda me nagu ei oska siia võrdluseks panna, et kas see asi lõpuks on plussis või miinuses. Ma saan aru, et küsitlusuuringute põhjalt ERO on seda vaadanud ja kui teil nüüd tulevad uued andmed, siis te võib-olla saate seda uuesti veel uurida, et missugused on nüüd nagu välisüliõpilaste tehtud kulutused, kui nad siin Eestis toimetavad, et kui palju nad käivad näiteks meie mingisugustel kultuuriüritustel, kui palju nad tarbivad, kui palju nad reisivad Eestis ringi, kui palju näiteks teised inimesed käivad neil külas. Et see on kõik selline asi, mida meil on keeruline registriandmete pealt hinnata. Nii et selles mõttes me saame välja tuua niisuguse majandusliku mõju selle töötamise kaudu, nagu ka selle raporti
sissejuhatuses ja pealkirjas on öeldud, see praegusel aastal on veel natukene suurenenud, eks näeb, mis järgmistel aastatel tuleb. Ei ole kindel, kas me järgmine aasta enam nii suuri summasid saame raporteerida. Nii et kindlasti on siin asju, mida saab veel siia juurde panna, kui seda kogumõju üritada välja tuua. Muuhulgas mõni aasta tagasi minu arust IMO projekti raames ju Centar tegi ka ühe niisuguse natuke põhjalikuma uuringu, kus ta üritas neid nii-öelda kulusid kokku lugeda, et alates siis, ma ei tea, haigeks jäämisest lõpetades riigikaitsega, et kui palju me siis nendele välis nagu töötajatele ja õppijatele ja kõigile kulutavad. Nii et kui seda on soov teada saada, siis äkki nende raportit on mõtet lugeda. Mina vastan ka sellele küsimusele, et kas mõju on suur, väike, oluline või kahanev. Et mõju on suur, kui me võrdleme näiteks seda riigi poolt tehtud investeeringuid või riigi koolitustellimust näiteks, et siis ma ütleks, et see on 2 kuni 2,5 korda oleks nagu välistudengite poolt toodav majanduslik kasutegur nagu suurem. Et lisaks sellele maksutulule, mis on siin 23,5 miljonit, tulevad ju juurde õppemaksud. Õppemaksud on ju miljonid ja miljonid eurod, mis lähevad nagu ülikoolidele, siis eluasemekulud, elamiskulud, kogu nagu EAS-i suund ju vaatab seda ka näiteks seda turismi poolt, et tegelikult tuhandetel välisüliõpilastel käivad ju tegelikult lähedased, pered, emad, isad, kursusekaaslased käivad külas. Ja seda ju tegelikult meil on nagu seda raske mõõta ja võib-olla turismivaldkond saab seda ka mõõta, et ma ütleks, et mõju on väga suur, aga see viimane sõna, Kadri nüüd ütles ära, et see on kahanev, sest kui me vaatame, et vilistlaste panus on väiksemaks muutunud, mul on selline nagu kõhutunne, et see võib veel väiksemaks minna, kui me järgmine aasta vaatame numbreid ja järgmisel aastal on ka juba neid välisüliõpilasi, kes õpingute ajal töötavad. Ka nende arv on juba, siin praegu statistika näitab, et -500 ja kardetavasti tõenäoliselt meie nagu palgatase nagu nii kiiresti nagu järele ei jõua, et katta seda nagu tühimikku, mis tekib üliõpilastest. Nii et mõju on suur ja tegelikult mõju on hindamatu. Ma tahaks ka sellise sõna öelda, et meil see peamine nagu mõju, mida me ei saa mõõta, on ju see, et millist kasu toob see näiteks võib-olla ettevõtetele või toob näiteks üleüldse Eesti kultuuriruumile. Üks parimaid näiteid, mida ma olen nagu siin, et kõrgharidusvaldkond teab seda väga hästi, et siin üks Eesti ükssarvikutest, ehk siis meil on umbes 10 ükssarvikut, ehk siis miljardi väärtusega ettevõtet. Ühe nende asutaja, ehk siis ettevõtte nimega Glia, selle on asutanud ju Tartu Ülikooli vilistlane, kes lõpetas õpingud, käis vahepeal siis kodus ära ja siis oma Ameerika sõpradega otsustas, et selle ettevõtte peakorteriks saab Eesti ja kus on juba mitusada töötajad nii Tallinnas kui Tartus ja juba miljardi väärtusega ettevõtte nagu mõju. Seda siin meie uuringutes ei kajastu, sellepärast, et ta lõpetas õpingud juba siin umbes 10 aastat tagasi. Aga jällegi sellist mõju, et ma arvan, et neid häid vilistlasi, keda ülikoolid on välja koolitanud, neid võib veel ja veel olla ja võib-olla nad nagu oma koduriigis teevad midagi nagu suurepärast, et palun väga, et võib-olla näiteks keegi aitab tõlkida mingisuguseid häid Eesti materjale või Eesti raamatuid või Eesti teoseid või siis ka võib-olla aitab Eesti ettevõtjatel nagu eksportile kaasa oma koduriigis. Et ühesõnaga siin oleks veel seda mõju hindamise mõttes oleks meil arenguruumi veel palju, et kuhu nagu sisse minna. Nii et minu poolt jah, nagu selline nagu mõttekäik. Nii et aga ongi Statistikaamet saab mõõta kõike seda, mis on nagu faktid, 100% faktid, et ainult numbrid ja see maksutulu nagu nii-öelda tööturul on nagu üks asi, mis on selline kaljukindel. Üllel on järgmine küsimus. Aitäh, Ülle Must, Haridus- Noorteamet. Ma just Eero eelnevale sõnavõtule lisaks, et mul tekkis kohe selle esitluse algul küsimus, et kas ei oleks mõistlik paralleelselt teha üks küsitlus näiteks ülikoolidel, nemad teavad, miks need trendid seal kahanevad
et võiks see arvamusuuring veel juurde panna, et mida nad peavad heaks selliseks tugevuseks, mis toob neile üliõpilasi sisse ja mis on see põhjus, miks neil on näiteks kahanenud see välisüliõpilaste arv. Et siin on, ma arvan, väga mitmeid tegureid. Kahtlemata võib ülikoolidele pakkuda seda, jah. Veel natuke mõtteainet edasiseks uuringuteks. Aga kas on veel keegi, kes sooviks praegu midagi küsida? Kui ei, siis ma usun, et nii Kadri kui Eero hea meelega vastavad ka edaspidi kirja teel kõigile teie küsimustele ja kommentaaridele, nii et pange need julgelt teele. Ja võin siis, ma arvan, öelda Statistikaameti poolt tänusõnad, et täna siin meiega liitusite. Nagu infotunni alguses öeldud, saadame siis tagantjärele ka materjalid, sealhulgas siis viite selle aasta raportile. Ja loodetavasti, kui mitte varem, siis kohtume juba järgmisel aastal uudistega samast valdkonnast. Aitäh teile!